Riigikogu erikomisjonis oli jälle e-valimiste teema jutuks ja mis välja tuli? Juba eelmise aasta veebruaris, peaaegu aasta tagasi, anti valimiskomisjonile üle teaduslik uuring, mis näitas ära, et e-valimistel on võimalik võltsida ja hääli ümber tõsta, hääli kustutada, hääli muuta nii viisil, et audiitor näeb seda, kui ka viisil, et audiitor ei näegi seda. See esimene hoiatus anti valimiskomisjonile veebruaris, täispakett kogu infoga, matemaatilised lahendused, koodid anti juunis 2025. Valimisteenistus ei teinud sellega mitte midagi, viis ikkagi oktoobris 2025 läbi kohalikud valimised ja avalikustas alles siis, kui kõik e-valimiste vaidlused olid läbi, kohtud läbi käidud, valimistulemused välja kuulutatud ja e-valimiste tulemused olid kustutatud. Vot siis avalikustas avalikkusele. Väga oluline on siin veel see märkida, et see info, mille valimiskomisjon sai, aitas valimiskomisjoni liikmetel või ka siis selle süsteemi käitajatel, näiteks Riigi Infosüsteemide Ametil, kasutada ära teadusuuringust kätte saadud koodijuppe, kus näidati ära, et ilma jälgi jätmata on võimalik muuta hääli. Nii et meil on nüüd teaduslik tõestus veel kord avalikkusele üle antud ja ka valimiskomisjonile üle antud, mis näitab, et kõik e-valimiste hääli sai võltsida. Ja valimiskomisjonilt, kui küsiti komisjonis, et aga miks te midagi ette ei võetnud, siis valimiskomisjoni vastus oli, et meil oli kiire valimiste korraldamisega. Ehk siis kõige olulisem osa valimistest ehk turvaliste ja ausate valimiste korraldamine oleks pidanud olema selle tegevuse keskpunktis, aga sellega nad ei tegelenud. Nii et absoluutselt selge on, et Eesti e-valimiste hääletussüsteem on massiivne valimiste võltsimise mehhanism. Teine asi, ka selle valimiskomisjoni ülekuulamine ja teadlase ülekuulamine toimus erikomisjonis ja kõik koalitsioonisaadikud hääletasid erikomisjonis päevakorra maha. Komisjoni justkui ametlikult ei toimunudki ja Riigikogu juhatus, Hussari juhitud Riigikogu siis IT-osakond keeras ka ülekande kinni. Ehk jumala eest inimesed teada ei saaks. Vot sellises Eestis elame.